ja nüüd teeme väikese kannapöörde või ei, tegelikult pigem teeme väikese hüppe tulevikku, sest me räägime euro tulekust. Millised on need peamised hirmud, mis inimestel on seoses euro tulekuga? Eks neid on erinevaid, aga oluline vist on teada see, et inimesele, kelle sissetulekud lähevad panka, kellel on pangakonto ja pangakaart ja kes seda kasutab, siis neil tegelikult euro tulek peaaegu eriti midagi ei tähendagi. Kõik vahendid, mis on kontol, raha konverteeritakse eurodeks 1. jaanuaril kursiga 15,6466 Eesti krooni 1 euro kohta ja tegelikult eriti palju rohkem inimesed sellest teadma või midagi selleks tegema ei peagi. Mõned asja võiks teha küll lisaks võib-olla enne. Üks on sularaha. Igaüks võiks kodus üle vaadata, kui palju on tal sularaha, kas need on mündid või kas neid on kroonid. Münte saab panka ära tuua juba praegu, saab kanda kontole, saab annetada heategevuseks ja 1. detsembrist on võimalik pangakontorist saada ka euromüntide stardikomplekte. Kui keegi tahab, et hoiukursast tühjaks ei jääks, siis 1. detsembrist saab Eesti kroonide asemel sinna sisse panna euromünte juba. Samuti 1. detsembrist vahetame pangakontorites teenustasutaja keskkursiga Eesti kroone eurodeks, nii et valmistuda võib ka nii, et juba varakult 1. detsembrist hakata raha vahetama. Meeles peab muidugi pidama, et 31. detsembri õhtuni kehtib meil ikka Eesti kroon, et eurodes veel maksta ei saa. Üks asi, mida kõik võiksid veel korraga teha enne aasta lõppu, on üle vaadata enda ja eriti oma laste pangakaartide limiidid. Tihtipeale just lastel on need limiidid päris väikesed, näiteks 25 krooni. Praegu saab 25 krooni sularaha automaadist, aga 1. jaanuarist ei saa vähem kui 5 eurot korraga, ehk et see on siis üle 75 krooni. Nii et õige aeg on üle vaadata, et kas limiidid pangakaartidel lubavad korraga 5 eurot välja võtta. Ja kui ei, siis neid limiite muuta.